oli vastand selle Gustavile, et poiss, kui sa tõstad 2 käega nii palju kui ma 1 käega, et siis ma tulen vägikäigast vedama. Aga Gustav mõtles, et mis ma ikka tema kodukandis ärplen ja nad ei hakanudki vedama, sest ta andis nagu järgi sõnadega. No luuri oli öelnud, aga selle ajal luuri ei olnud kõva ju, 14-aastane oli alles. Sest see jah, et ta nüüd vana onus oli juhus, et ta kutsus teda duellile. Ja siis lõppeski, ega nad rohkem kokku ei saanud, siis ta läks Kanadasse mingi lootsikuga põgenes ära, ta ei saanud talu kohta. Ja solvus vist ja 6 venda said talu kohad, tema ei saanud ja läks Kanadasse elama ja läks puuride sõtta ja ta kukkus seal Inglismaa, ta oli Leena saarelt, võeti kinni ta ja arvas, et ta on piraat, arvati ja võeti kinni, pandi vangi aastaks, see Gustav Uudeküll. Võeti kinni ja pärast selgus, et ta ei olnud piraat ja siis maksti talle 1909 aasta, enne seda anti trahvirahasid talle, ma ei tea, kas 600 000, iga vend sai 100 000, tal oli 5 venda ja iga vennale saatis 100 000, tal endal oli kaevandustööl Kanadas, seal ma ei tea, kullakaevandus oli ja ta pidas otsa baasi ja siis oli plahvatus seal maa all ja ta sai viga ja oli 2 kuud haigla, siis surigi ja enne seda saatis rahad ära, mis talle anti selle eest, et ta vale süüdistus, et ta piraat oli. Aga ta puuride sõjas oli, mõõgavõitlus ja ratshobusega võitles ja seal ta viga ei saanud. Ta võitles Inglise poolel või puudleb? Inglise poole peale, pärast oli vahepeal oli aafriklaste poole, aafriklased võtsid ka ta kinni ja inglased võtsid ta vangi. Kõigepealt võtsid inglased ja siis oli Aafrika meestega 1 poole peal. Nii et oli huvitavast. Ta oli palgasõdur või nii? No jah, sest Toomas Uba on ka tast rääkinud. Toomas Uba, kui elas, ütles, näitas seda risti Gustav Uudeküll Kanadas surnajas. Me pole neid seda keegi. Jõekara spordisaates räägib, et... Uba käis ära seal ise või? Ma ei tea, kas igatahes see näitas seda risti Uudeküll peal ja me telekas nägime ainult seda. Keegi, siis me ju Vene Kanadasse keegi ei saanud. Kuidas te Jaan Taltsilt autogrammi saite? Ei, no Taltsiga ma olen nii tuttav. Ma ei ütle, et isiklikult ikka tuttav, sest ikka räägime tõstevõistlustel. Ta noorena küll ei rääkinud, aga nüüd ta alati tuleb ja räägib, annab käe pihku ise. Ütleb tere viisakas ja teeb pitsi ka, kui vaja on. No vanasti ta võib-olla ei teinud seda asja. Ei, Tantsiga olen küll, niimoodi. Mis küll, nüüd tõstevõistlus, kui saame kokku. Aga Väike-Maarjas olete võistelnud, seal on nüüd luursi võistlused. Kuidas teil seal on läinud? No ma käisin, ega ma Rammumeest tegin seal paar korda, ma ise algatasin selle seal, et kutsusin Paul Toomase ka sinna. Nagu diktoriks sinna saatejuhiks ja siis Paul tuligi, 3 aastat oli Toomas seal abis meil ja väga tore oli ta. Hästi ta läks peale seal rahvale ja ta oskas nagu rahvast käima panna ja selles suhtes tubli mees, väga tubli. No aktiivne niuke ja siis ma seal võistlesin 1. aastal, ega meil ei olnud seal väga rasked asjad, samamoodi liivakotiga jooks ja rippumine ja kivid ja autotraktori vedu oli seal ja siis ma 1. aastat seal võtsin, aga ma olin juba 50 aastat vana ja siis ma tulin teiseks kalbuse järgi, Marek Kalbus, see kulturist. Tema võitis, ma kaudsin talle 2 kalbus, ütles, saaks peaaegu ära võit. Aga mulle niisugused alad, vaata, sellepärast ma lõin läbi, et seal rippumine, ma rippusin kõige kauem oma kehaga lähed, nagu siin Uspenski rippus kaua siin Jõgeva mees, me oleme tihti koos rippunud ja oleme võrdselt 5 minuti ligi. Kas Aap Uspenski, Tiit Uspenski? Aap, jah. Tiit võttis vähe osa. Tiit oli nagu, ta ei hoolinud lihtsalt, ega ta palju ta nõrgem oli, seda ma ei tea. Isa oli ka Ismail Uspenski. Isa oli väga tugev mees, nagu känd. Ta kunagi elas Tappal ka, seda ma teadsin ka. Ta oli mu vennaga ühe vanune, vanem vend on 85 ja minust see isa oli sama. Ismail oli ta või? Jah, oli küll. Ta oli mu vennaga Tapa vedurid teeb poos, mul vanem vend hästi teadis teda, mina siis ei teadnud. No ma tegin tõstmist küll, aga siis polnud seda Rammumäe võistlust. Ta oli maadelt, see Uspenski isa oli ka maadelt. Ismail oli vähem, ikka maadust. Vanasti iga mees tegi, kel jõud oli midagi. Ja nüüd käite Kuremäe järvel ujumas? Olen käinud jah, mulle meeldib see, käin seda mõisavahin ja ma olen mõisade haige ka. Mõisate haige, jah. Mulle meeldib mõisad, kui on mõnusa koha peal. Aga üks Kuremäe järv, on ta paras sügav või karas? Ei, ta on karas niuke, jaa. Lähete sealt rannaalalt sisse või kõrvalt kuskil? Rannaalalt, sest sinna on hea mugav minna
ma ütlen ja seal on seal ajub rahvas laiali, väga ühtese kõrval ei ole, mulle meeldib mõke rahu, hulkuda vette, ega ma palju ei uju, aga ma käin vees, ütleme nii. No ikka lähen, tänagi tahan minna.